Aga nüüd mina lubasin siis kokku võtta asja regiräppina ja ma lubasin seda Kerstile teha täna koha peal valmis. Ma pole seda kunagi varem proovinud. Mul on nüüd siin lauad lehti täis. Ma ei tea, mis sellest välja tuleb. See võib tulla nii, et see läheb hirmus pikaks, kuna ma hakkan kokutama ja vaatab. Aga ma palun teie abi. Nii et kuna karjääriteenuste puhul on ka see, et hüppata vette tundmatus kohas ja teha midagi, mida sa pole kunagi varem teinud ja millega võib täiega metsa minna ja siis vigadest õppida. Ja siis võib öelda järgmine kord, et olgu, ma teen küll, aga andke mulle kõik asjad vähemalt nädal ette, siis ma valmistan kõik ette, õpin kõik pähe ja siis tuleb välja ka. On võimalus. Nii, kes on kuskil regilaulu laulnud, andke käega märku? No päris mitmed. Ma arvan, tegelikult Eesti laudkonnad on kõik kuskil, kas või koolis, eesti keele tunnis või muusikatunnis pidanud seda tegema. Valisin sellise paraja keskmise mõnusa helistiku, et kõik võiksid proovida kaasa laulda ja nüüd tulebki, poisid panevad tümpsu, mina laulan ette, teil olete järgi, vahepeal tuleb räpposa ja katsume, ma arvan, algul ma mõtlesin, et see laul saab liiga ruttu läbi, aga nüüd, kui ma vaatan neid lehti, ma kardan, et see laul võib väga kaua kesta, nagu üks õige Kalevite laul ikka kestab. Nii et palume. Ja viis on selline. Kas karjäär on tee või raada, kas karjäär on tee või raada, maja mida ehitada, maja mida ehitada. Vau, suurepärane! Koos teeme ära selle karjääri teemalise räppi, mida eemalt ma küll vaatasin ja veidi ka modereerisin, kuid selles muutuste keerises võiks isegi öelda, et muutuste tormis, ma regiräpi vormis. Nüüd püüan kokku võtta seda ja improviseerida ja enda asju hästi välja artikuleerida. Sest mu tütar, kes on 15 aastat vana, ütles ema, su freestyle on jama, sellepärast siin reas kõik paberid. Ja kui sassi läheb, neid vaatan ja siis ma katsun jälle järje peale saada. Kuid praegu kaasa kutsun kõiki teid, sest leida ideid olukorras, kus meil on koolis karjäärikoordinaator ja meil on töötukassas nõustaja ja õpetajaid igasuguseid ja siis on meil veel ringijuhid ja treenerid ja igasugu praktikate pakkujad, tööandjad ja ametikandjad ja loomulikult emad ja isad. Ning kui igaüks neist oma hääle lisab, siis tuleb kokku koor. Ja ainult koos me saame lahendada need karjääriõppe segased lood ja ehitada kas või metroo. Kas karjäär on taevareedel, kas karjäär on taevareedel või meenutab laevameerel või meenutab laevameerel. On see kõrbe keskel kaev, on see kõrbe keskel kaev, lukustatud saalaed, lukustatud saalaed. Karjäärinõu pole iial olnud nõnda tähtis, on infot palju, on infot lausa liialt nagu taevas tähti. Ent uuringutes selgub, et pooled noored vaatavad vaid umbes 10 ameti poole. Jah, ja needki on sooliselt diskrimineerivad ja traditsioonilised. Oh, pole ime, aga robotid tulevad. Ja nad on väga tõhusad ja kiired ja rutiinselt tööd nad teevad ööd ja päevad. Aga mis asjad meile üle jäävad? Siin teie nõu ja jõudu on vaja, sest ainult koos saame minna sellel rajal. Kas karjäär on metsaraada, kas karjäär on metsaraada, liivarand, kus leepotada, liivarand, kus leepotada. Millal alguse saab tee, millal alguse saab tee, millal jõuab lõpule, millal jõuab lõpule. Karjääriõpe on elukestev, kuid mis hetkel siis algab see loll küsimus. Kui elu kestab, siis loomulikult eluga ta algab. Loomulikult jah,
ema kõhus ka saab ju üht-teist õppida ja inimene õpib kogu elu selles melus. Ja kui praegu mõtleme, võib ootamatu pööre tulla äkki nii ja õppida tuleb kõigil uuesti, kui inimene õpib kogu elu, aga ta suure pika lollina, aga elutee tooks rohkem rõõmu ja vähem kannatusi. Vajame elukestvaks õppeks üldpädevusi ja karjääripädevusi. Karjääripädevused, tulevikulahendused, teadmised ja oskused, ideaalid ja ideed, karjääriõppeks pole iial liiga vara. Kas just lasteaia lõpus kirjeldama peaks tööhõive võimalusi, nagu oli ühes õppekavas? Seda täpselt ma ei tea, aga peab kindlasti olema avatud ja katsetama ja puurima ja julgema teha ka vigu. Sest siis, kui sa väiksena nii teed, tulevikus julged näiteks sees seista teel ja suust ajada igasugu jama ja äkki pärast ei peagi hirmsasti punastama. Me teadmised osutuda võivad vääraks. Me oskused ajal jalgu jäävad, aga suhtumised, need määravad kõik ja väärtustes on me tuleviku võit. Kas karjäär on roonimine, teistest ette trügimine, kas on Piisa võidumees, tulevikus kõigist ees. Piisa tipp, kas Eesti Nokia või illusioon, me laps on akadeemiliselt tark, kuid kas sa ettevõtlik loov? Kas siis läkski sassi, mis siis? Kas siis, kui ta on 15 ja annab kogu eluks talle tiivad või sulgub tema järelkooli uks ja ta ei õppi enam iial? Meil selliseidki leidub. Nii näitas Piiak ja Anthony Mann tõi ettekandes välja selgelt, et lapsed ja poisid, eriti kes on tausalt mitte nõnda majanduslikult head, arvavad, et pärast kooli edasi nad õppima ei pea, aga sedasi valides oma karjäärile ise ta takistuse ette seab. Minevikku, nüüd lõppeb ära, pane varsti kohe tümps uuesti, aga noh, vaatame veel ei lõppe. Mineviku mälestused, mitme põlve kogemused, õppime oma pagasist, aega ei pööra tagasi, Karjääriteenused, vaakumisi ei eksisteeri. Kas see nüüd lõppes meil ära? Paneme uuesti alguse, siis hakkame uuesti peale. Sest et ma panin 7-minutise tümpsu, aga ma ei teadnud, et see on see täpselt see, kui sa ette ei valmista, tuleb ju kõike palju rohkem. Nii. Ja hakkas uuesti vaakumist peale. Vaakumist asi venibki natukene. Karjääriteenused, vaakumisi ei eksisteeri. Loeb aeg, loeb koht. Loeb näiteks see, mis on ühiskonnas tunnustust vääriv ja moekas. No näiteks oli aeg, mil kõhn neid toppis jalgu sukki tuhandeid, et säär tunduks toekas, sest neid, kes omaks talutööks sobilikke sääri, vist suure talu perenaisena teha karjääri. Kui võtta näiteks nõuka aeg, siis oli hoopis teised lood. Meid ootas lööktöö, pamm, tehas ja kolhoos, riiklikult pandi paika viisastaku plaanid, riiklikult nähti ette kõik ideaalid ja võis kõhklematult oma elu ohverdada, et kõigi maada proletaarlased saaksid vabaks. Ja võis tappa tervist ja rabada tööd,
päevad kui ööd, et täita 5 aastaku plaani. Äri aga oli must nagu öö, see tegi sust lausa kriminaali. Oo ajad on muutunud nüüd. Praegu igaüks võiks omada 1 või 2 OÜ-d. Nii, aga nüüd kadus kohe rütm ära, aga tuleb tagasi. Ja, las ma magasin, rütmi saab kätte nüüd. Kas on erinevad riigid, kas on erinevad riigid, kas elame konnatiigis, kas elame konnatiigis, või me väiksus teeb meid suureks, või me väiksus teeb meid suureks, anna vägevuse juurde, anna vägevuse juurde. Karjääris ennused vaakumis ei eksisteeri, loeb aeg, loeb koht, loeb eesti keel, mis on rääkijad arvult väiksem maismaa keel, milles kõik funktsioneerib. Island väiksem on veel, kui teda ümbritseb meri, nii et see ei loe. Meil on kirjandust, meil on oma riik, regulatsioonid ja seadus, erinevad majandusharud ja haridus ja teadus. Eestis igaüks, kellel vähegi usku võib saada praktiliselt kelleks tahaks, no kas just maailmas tuntuks, aga väikse tiigi rammusaks kalaks. Seepärast suurtelt kõiki lollusi meil õppida ei tasu. Tuleb meelest pidada, et meie väiksusest on mõneski mõttes kasu. Meil ei ole naftat rahvamass ja tuumapommi jõudu, sest me poliitikutel liigutades lõugu tasub mõelda hetkeks. Kaalutleda kainelt, korraks pääsed pildile, kuid kogu Eesti maine saab pleki ja on plekke, mida ei saa välja pesta. Mõne jutu muju võib aastakümneid kesta ja kui enda ja kogu Eesti nime ära määrid, võid takistada laste rahvusvahelist karjääri. Nii. Seilates karjäärimeerel, tormituuli trotsides, oma saare avastab, elukestev õppija, et karjääri otsimisel oleks teekond sujuv siile, on karjäärispetsialist, sest protsessis liibestik. Karjäärispetsialistil tööl on muimas mõjujõud üksikisikutel ja organisatsioonidele. Ta annab nõud, kuidas sogastel veedel hoida. Proovime uuesti. Kuidas hoida sogastel vetel kursil laeva, sest me aeg on vägagi andmerikas, aga infovaene. Ja Eesti on väike, siin olema peab nii, et jõuame me iga inimeseni süsteemselt, sest on inimene meie rahvuslik kaare ja koos me teeme, et igaüks leiab oma saare. Lõhutivana süsteem, äkki võimalus on see, leida ühiselt, kus minna, siilotornid või siis sillad. Nii. Ma arvan, et see aplaus ei tähendanud, et korrata, sest nagu te saate aru, on see täiesti kordamatu ajalooline hetk ja te laulsite väga ilusti kaasa. Ma usun, et see on hea märk, et kogu see süsteem läheb sama lõbusalt ja sama tõhusalt väikeste konarluste ja õppimiste vigadega. Ja suur tänu kõigile, me jõudsime väga hästi aega ja homsel päeval lähevad asjad siis juba edasi töötubade ja kell 9. Ma ei oska 9 näidata. Kell 9.